täna on üks huvitav päev. Täna mul põhimõtteliselt puhkepäevas, et kui recovery ride'i teen ja mis siin juhtus? Ma olen Rally Monaco stardis, viimases stage'i stardis. Tänakule pöialt toimust täna, loodetavalt ta varsti stardib. Aknapesu verelikkus sai otsa, panevad juurde natuke. Siin on John Olsoni Lambo. Vaadake kindlasti tema YouTube'i kanalit ka. Kunagine tippsuusataja, kes nüüd elab väga head elu. Eks, noh, ütleme nii, et muu tulevik näeb ka umbes selline välja. Täna on selline puhkepäev meil. Vaatan siin eluolu ja shoppab võib-olla natuke ja vaatab ilusaid autosi ja ma ei tea, kuidas teile, aga päris tore oleks siin elada ju. Vaadake, see seal peaks olema Prince Alberti loss. Peaks mind kutsuda, et ma äkki sealt talle külla minna. Jõulukaunistusena meil siin üleval, Columbus. Väike aiak. Mulle meeldib väga see, et Monacos on nagu see loodust on nii palju alles jäetud, et linn on sellega tõesti vaeva näinud, et see ei ole ainult selline urbanistlik äriprojekt, et see on tõesti nagu super ilus kõikjal. Väike purskkae, siia kõik need Eesti linnud lendavadki talvel. Vaadake. Kutsu. Miks ära lähed? Siia. Ma ei teagi, kas see on Monaco või ma olen kuhugi rahvusparki sattunud. Vaadake, hiidlane otsib ka sõpru. Ja siia pannakse vaikselt tsirkust ka ülesse, aga see kahjuks ei ole veel lahti. Et kui Monaco tsirkusel esinejaid vaja on, siis mina ja Kenno oleksime kindlasti väga head naljategijad seal, ma arvan. Vaata, mis ta seal teeb. Väike Niagara Falls. Monaco Airis pargin ma oma helikopterid. Vaadake, kuusepuud ka ju. Ilusti ära ehitatud ju. Maailmas pole vist mitte midagi muud sama raustavat kui ilusa sinise mere vaatamine. Monacos on nende autodega nii, et on kaks valikut, kas on hästi kallid või siis on hästi väiksed. Ja kui te arvate, et päiksepaistes on Monaco ilus, siis ütleme nii, et mida pimedamaks läheb, seda ilusamaks see läheb. Pelagea. Leonide. Siin on mingi motospordi väike näitus. Siin on mudelautode kollektsioon. Võimalus. Ma leidsin Monaco ühe kallima auto ülesse. See seal. Kui meil on talveks jõuluvana, siis neil on siin klounid, nagu näha. Ja seal La Pizza Tostades saab õhtul süüa. Siin on täna meil siis pirulik õhtusöök. Koos terve tiimi ja siin taustal saab ujumas ka käia, kui vaja. Lõpuks see asi hakkab ka vaikselt algama. See on tavaliselt prantsuse asi, et umbes pool tundi hilineb. Meile toodi just pizzat ja siis me kõik jooksime selle ära ja ma sain nüüd väga palju pizzat ja nüüd ma sain teada, et see on ainult eelroog. Et varsti tuleb õige asi, aga mitte kunagi pole liiga palju süüa. Nii iludus. Õiged asjad ütlesid ka. Söögi parim osa ehk siis magustaid. Ma lihtsalt pean jagama teiega seda vaadet, mis mind igal trennil see aasta põhimõtteliselt saadab. Noh, ütleme nii, et haine kõrgustik jääb natuke alla. Merci beaucoup, au revoir.